Aga lähme edasi. Terminitest ma ka väga pikalt ei räägi. Mõned üksikud asjad lihtsalt, mis me oleme kasutusele võtnud, et oleks suupärasem, et võib-olla oleks natukene üheselt mõistetavam, mida me mõtleme. Me räägime ettevõtjast riigihangete seaduses. Ja ettevõtja on siis määratletud samuti nagu konkurentsiseaduses, mis tähendab seda, et ettevõtjaks võib olla ka isikuks mitteolev ühendus, kellel on oma asukohamaa seaduste kohaselt õigus osaleda kaubaturul, kellel on õigus seal riigis, kus ta on asutatud, on tal õigus siis osutada teenuseid, ehitustöid, teha asju müüa, siis ta võib ka teises liikmesriigis pakkumuse esitada, vaatamata sellele, et võib-olla mõnes teises liikmesriigis peaks seda teenust osutama, asju müüma juriidiline isik või isik. Ja samuti saab siis ettevõtjaks olla ka riik, kohaliku omavalitsuse üksus, avalik-õiguslik juriidiline isik, juhul kui ta siis osaleb majandustegevuses. Avaliku sektori hankija ja võrgustikusektori hankija on võetud kasutusele, et tegelikult käibes need kõik juba on kasutusele võetud ammu, et mitte viidata mingisugustele seaduse paragrahvidele nagu praegu. Hankepassist ma juba rääkisin. Hankepass on puhtalt Eesti termin tegelikult. Direktiivis on selle nimi Euroopa ühtne hankedokument ja inglise keeles siis European Single Procurement Document, aga see on võib-olla liiga pikk ja kohmakas, et seetõttu võtsime kasutusele hankepassi. Hankelepingu sõlmimise teade on siis sama, mis kehtiva riigihangete seaduse aruanne, küll aga see sisaldab natukene vähem andmeid, mis ei tähenda seda, et teil on vaja pärast hankelepingu sõlmimist vähem andmeid esitada, lihtsalt teatele lähevad konkreetselt seal teates, selles standardvormis nõutud andmed ja ülejäänud seal mõned andmed peate esitama siis lihtsalt registrisse. Ja parima hinna kvaliteedi suhe tähendab siis seda, mida kehtiva seaduse kohaselt tähendab majanduslik soodsus. Direktiivis on selline nihe tehtud majandusliku soodsuse suunas, et kuivõrd nii mõneski liikmesriigis on probleem seesama, mis meilgi, et kasutatakse liiga palju madalamat hinda, siis tahetakse hankijate mõtlemist suunata sellesse laekasse rohkem, et kasutada teisi kriteeriumeid ka. Eestis see protsent, kui kasutatakse madalamat hinda, on üle 80%. Võrdluseks näiteks Prantsusmaal kasutatakse madalamat hinda üksnes umbes 3% hangetest. Ma ei tea, kuidas nad seda on saavutanud, see on märkimisväärne tulemus, aga nii see on, nii et täiesti võimalik. Ja seetõttu siis ütleb direktiiv, et hankelepingu tuleks igal juhul sõlmida majanduslikult soodsama pakkumuse alusel. Aga see ei tähenda nüüd seda, et madalem hind oleks keelatud, vaid see majanduslik soodsus võib hõlmata ka üksnes madalamat hinda, kui see tõesti hanki jaoks on nii. Aga pigem siis mõelda selle peale, et alati tuleks ka teisi kriteeriume kasutada ja majanduslik soodsus hõlmab lisaks madalamale hinnale siis ka näiteks olelusringi kulusid, mida on nii mõnegi teenuse puhul võimalik väga hästi kasutada. Näiteks tarkvara arendusteenuste puhul on see alates 1. jaanuarist 2018 lausa kohustuslik. Et peate alati mõtlema ka selle peale, et kui palju see tarkvara, mida te siis arendusteenuse läbi saate, pärast mis selle kulud pärast on, et kui palju hooldusele läheb näiteks. Ja praegu on siis väljatöötamisel see metoodika, et kuidas seda olelusringi kulusid tarkvara arendusteenuste puhul siis mõõta.
Ja samuti loomulikult on siis jätkuvalt ka need nii-öelda kvalitatiivsed kriteeriumid ja kui siis pakkumuste hindamiskriteeriumid kõiki neid sisaldavad, siis on tegemist mitte enam majandusliku soodsusega, vaid tegemist on parima hinna ja kvaliteedi suhtega. Terminite kohta veel üks slaid. Huvide konflikt on ära määratletud, mis see riigihangetes tähendab. Olukord, kus sellel isikul, kellel on siis mingisugune mõju selle riigihanke üle, kas ta on osalenud selle ettevalmistamisel või on tal mingisugune muu mõju selle tulemuse osas. Kui tal on samal ajal ka mingisuguseid isiklikke suhteid nende pakkujatega või majanduslikke huve, siis on tegemist huvide konfliktiga ja ta peaks kindlasti ennast siis taandama otsuste tegemiselt selles riigihankes. Riigihanke alusdokumendid on võetud kasutusele siis osaliselt asendamaks praegust terminit hankedokumendid, aga osaliselt ka mitte. See, kuivõrd riigihanke alusdokumendid hõlmavad lisaks siis kehtiva seaduse kohaselt hankedokumentidele ka kõiki registrisse esitatavaid teateid, kõikvõimalikke muid dokumente, milles sisalduvad riigihanke üksikasjad, mis on siis pakkujale kasulikud selleks, et pakkumust esitada. Jätkuvalt ei ole riigihanke alusdokumentideks selgitused ja selgituste kaudu ei saa muuta riigihanke alusdokumente. Seda peab vägagi silmas pidama, sest et see praktika on jätkuv, et selgituste kaudu tegelikult muudetakse riigihanke alusdokumente, muudetakse tingimusi ja pärast on sellest paksu pahandust, sest et osa pakkujaid järgivad hanke selgitusi, osa mitte ja siis pärast tekivad kindlasti vaidlused. Ja vaidlustuskomisjon on üheselt asunud seisukohale, et need selgitused ei ole siduvad ja kui riigihanke alusdokumente seaduse kohaselt muudetud ei ole, nii nagu seadus ette näeb, siis ei saa vastavaks tunnistada niisugust pakkumust, mis on siis esitatud vastavalt selle selgitusele ega vasta riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Kas terminite kohta on küsimusi tekkinud? Kas neid Üks hetk, mikrofoni on vaja, et kõivõrd me salvestame, siis oleks hea, kui küsimus jääb ka salvestusele, et siis mitte ainult vastus. Riigihanke alusdokumente võib ka muuta selles suhtes, et kui leping on juba näiteks lepingusse astunud ja siis pärast tagantjärgi selguvad mingid asjaolud, mille pärast oleks neid vaja muuta ka nii-öelda seda, mille alusel alguses see hankeleping sõlmiti, kas see on võimalik? See on võimalik läbi hankelepingu muutmise. Hankelepingu muutmisest ma räägin päeva teises pooles. Ja kui siis see hankelepingu muutmine vastab mõnele kriteeriumile, mis on seaduses sätestatud, neid on päris palju, siis on võimalik ka muuta neid tingimusi, mille alusel siis seda hankelepingut täidetakse. Et enamasti on riigihanke alusdokumendid selle sõlmitud lepingu osa, nii et tegemist on tegelikult hankelepingu muutmisega. Kas teil on küsimusi selle kohta? Kui ei ole, siis lähme edasi erandite juurde. Erandite nimekiri on täienenud, midagi sealt välja jäänud ei ole. Kõik, mis praegu on erandid, on jätkuvalt. Hooldaja eestkostja osutatav õigusteenus, ma ei tea üldse, kui palju nagu riigihangetes see on asjakohane, võib-olla mitte väga siiski, aga juhul, kui tuleb ette, siis on see erand. Samuti muu õigusteenus, mida osutab kohtu määratud isik. Jälle Eesti kontekstis võib-olla mitte väga asjakohane, et meil minu teada ainult kriminaalmenetluses määratakse kohtus poolt esindaja, võib-olla mõnes teises liikmesriigis määratakse ka näiteks mingites haldusasjades. Ja viimane siis on õigusteenus, mis on seotud avaliku võimu teostamisega. Et
teatavasti avalik võim on selline mõiste, mis on määratlemata ja mida siis tuleb vaadata iga kord eraldi, et kas tegemist on avaliku võimu teostamisega või mitte. Mingeid ülemäära suurepäraseid näiteid siin tuua ei saa, küll aga oleme omavahel arutluse tulemusena jõudnud siin selleni, et on teatud hankijad, kes siiski seda erandit kasutada ei saa sellel alusel, kuivõrd nad ei teosta lihtsalt avalikku võimu. Et võib-olla näiteks äriühingutest hankijad, kes on hankijad seetõttu, et neil on mingisugune ülesanne avalikes huvides või siis näiteks võrgustiku hankijad. Ei tule praegu ette, et võrgustiku hankija teostaks avalikku võimu. Küll aga ministeeriumid kindlasti kogu oma tegevus on avaliku võimu teostamisega seotud, et ilmselt on võimalik siin päris palju õigusteenuseid tellida erandiga siiski. Erandiks on ka erakondade sõlmitavad lepingud, kui nad tellivad oma ütleme, mingisuguseid materjale. Enamasti tegelikult erakonnad ei olegi hankijad. Eestis nad ei ole kindlasti hankijad, aga siis direktiivis on tahetud lihtsalt rõhutada, et isegi kui nad oleks hankijad, siis teatud lepingute sõlmimisel ei ole riigihanke reeglid kohased, kuivõrd need lepingud on seotud niivõrd tihedalt nende poliitiliste vaadetega. Olemasoleva hoone või kinnisvara soetamine on samuti erand. Siin on siis rõhutatud seda olemasolevat selle hoone puhul. Ma ei tea, kas see annab palju juurde hankijatele või mitte, sest et küsimused on läbi käinud ja see on siiamaani lahtine, et mida siis selleks olemasolevaks tingimata pidada, et kas ta peab olema füüsiliselt valmis või peavad olema ka kasutusluba näiteks väljastatud või kas kasutusluba on ka piisav, sest pärast seda tehakse veel võib-olla mingisuguseid töid garantii korras. Et siiamaani on see olnud selline vaidluse koht, aga ma arvan, et direktiivi mõttes pigem on siin mõeldud isegi kasutusloale eelnevat olukorda juba, sest et väidetavalt Euroopa Komisjon on meile seda märkinud, siis Euroopa Liidus kõikides liikmesriikides kõikidele hoonetele seda kasutusluba tingimata ei väljastatagi, et polegi nõutud üldse. Nii et siin ilmselt, kui on võimalik juba sisse kolida, siis see hoone on valmis. Isegi kui üks hetk jälle mikrofon. Kas see RKAS-i tegevus läheb siis selle erandi alla põhimõtteliselt, et näiteks Põllumajandusministeerium saab siis kasutada RKAS-i tegevust RKAS-i teenuseid ilma hanget tegemata? Ei, siin on siiski, siin me ei räägi teenustest, vaid siin me räägime kinnisvara soetamisest või siis me räägime kinnisvara rentimisest. Et RKAS osutab ka igasuguseid kinnisvara korrashoiuteenuseid ja vahendab koristusteenuseid ja need teenused ei lähe kindlasti siia erandi alla. Küll aga kui näiteks võtame näite, et meie kolisime ära sealt Endla ja Lõkke tänavamajast ja see on tühi, et kui keegi tahab RKAS-e käest seda maja rentida, mingi hankija, siis seda saab teha ilma riigihanketa. Et siis see läheb erandi alla. Aga kui siis nüüd RKAS mingisugust muud teenust osutab, siis see sinna kinnisvara erandi alla ei lähe. Mittetulundusliku organisatsiooniga sõlmitavad lepingud, mis puudutavad päästeteenuseid, kiirabiteenuseid, need on erandid. Küll aga ei ole puhas patsiendi transport ei ole erand. Et täna siin olijatele võib-olla see ei ole nii
oluline, aga eelmine nädal me koolitasime PERH-is ja nemad seda kindlasti tellivad selliseid teenuseid ja nende puhul oli siis oluline seda silmas pidada, et erandi alusel sõlmitud lepingu alla ei saa paigutada patsiendi korralist vedu. See tähendab siis seda, et ilma selle kiirabi teenuse osutamiseta selles autos, millega patsienti veetakse. Reisijate vedu raudteel või metrooga, selle kohta on otsekohalduv määrus Euroopa Komisjonis ja võib-olla, mis huvitab paljusid, on see, et laenulepingud on nüüd sõnaselgelt erandite all. Et siiamaale sai ühe teise erandi alusel sõlmida laenulepingut üksnes selliste pankadega nagu European Investment Bank või Nordic Investment Bank, aga nüüd on võimalik ka vabalt meie oma Eestis tegutsevatest pankadest võtta laenu ilma riigihanketa alates 1. septembrist. Kas erandite kohta on küsimusi? Ei ole. Lähme siis piirmäärade juurde. Piirmäärad on tõusnud, nagu te näete. Lihthanke piirmäär algab 30 000, ehitustööde puhul 60 000. Ja kui me räägime siis kaitsejulgeoleku valdkonnast ja võrgustiku valdkonnast, siis 300 000. Ja riigihanke piirmäärad on samuti suuremad. Alates 60 000, ehitustööde piirmäär küll on tõesti tulnud allapoole. Kehtivas seaduses on see 250 000, uues seaduses 150 000. Ja see oli väga konkreetselt pakkujate soov, et ehitustööde puhul tulla sellega allapoole. Ja kontsessioonide puhul me räägime siis 300 000, ehitustööde kontsessioonide puhul, nagu te näete siin slaidil, ei ole lihthanke piirmäära, nii et ehitustööde kontsessioonide puhul alustamegi alates 300 000 ja teenuste kontsessioonide puhul tuleb siis alates 60 000 ka lihthanke menetlus läbi viia. Piirmäärad on tõenäoliselt üsna selline selge punkt, et lähme edasi. Nagu te nägite, siis piirmäärades on meil eristatud siin siis esimese real eriteenused ja viimane rida sotsiaalteenused ja on erinevad piirmäärad. See on nii seetõttu, et sotsiaal- ja eriteenuste nimekirjas sisalduvad teineteisest väga erinevad teenused. Et kui me räägime sotsiaalteenustest, siis on täiesti erinev valdkond sellest, mis me räägime eriteenuste puhul. Ja sotsiaalteenused on siis peamiselt tervishoiuga seotud, siia kuuluvad koduabipersonali teenused, põetusteenused, samuti sotsiaalkindlustusteenused, sotsiaaltoetuste teenused, noorteühenduste teenused. Neid teenuseid osutavad üsna piiratud ring ettevõtjaid ja need teenused on ka väga oluliselt seotud selle isikuga, kellele seda teenust siis lõppkokkuvõttes osutatakse, selle füüsilise isikuga. Ja seetõttu on siin ka piirmäär suurem. Ja eriteenused on siis jälle midagi hoopis muud. Kui me vaatame selle nimekirjale peale, siis me leiame siit näiteks turvateenused, kus on väga suur konkurents Eestis. Me leiame siit hotelli- ja restoraniteenused ehk et catering, mis on jälle väga suure konkurentsiga ja loomulikult ka täiesti iseloomult erinev teenus sellest, kus me räägime sotsiaalteenustest. Kui me vaatame seda viimast rida, mitmesugused teenused, siis võib jääda mulje, et siia alla võib igast toredaid asju panna. Tegelikult see asi nii ei ole, et siia kogu nende sotsiaal- ja eriteenuste nimekiri on piiratud täiesti konkreetsete CPV koodidega, et need te leiate direktiivi lisast ülesse, need CPV koodid. Ja siia alla kuuluvad siis ainult SEPA teenused ja rehvide protekteerimine.
sellele mitmesuguste teenuste alla, nii et kui teil on mingi teenus, mille kohta te kuskilt seda CPV koodi ei leia, siis siia alla kahjuks te ka seda panna ei saa, et siis te peate lihtsalt leidma tavateenuste hulgast mingisuguse üldisema koodi ja tegema teenuse hanke tavakorras. Et see on nüüd kehtiva korraga erisus. Kas nende slaidide kohta on tekkinud ka küsimusi? Ei ole praegu, siis lähme segalepingute juurde. Segalepingud on päris segane koht, tunnistan ausalt. Ja kui siis neid segalepinguid lugeda, siis tekib küll tahtmine, et oleks võinud olla iga direktiivi kohta erinev seadus, siis võib-olla see segalepingute rägastik oleks natukene kergem läbida. Aga vaatame siis mõningaid selliseid reegleid, millest põhiliselt lähtuda. Peamine on siis see, et kui tegemist on segalepinguga, ehk et meil on ühes lepingus koos näiteks asjad ja ehitustööd või siis tavalised asjad ja võrgustikusektori teenused või tavateenused pluss sotsiaal- ja eriteenused või siis tavateenused ja mõni erand või mingi muu selline kombinatsioon, siis juhul, kui need osad on objektiivselt lahutatavad omavahel, siis võib hankija segalepingu asemel need omavahel eraldi lepinguteks jaotada ja lähtuda iga lepingu sõlmimisel sellele kohalduvatest reeglitest. Ehk et näiteks, kui on asjad ja teenused, eks ole, selleks, et mitte osta asju ehitushankelepingute piirmääradest lähtuvalt, ütleme, asjade maksumus jääb näiteks alla 150 000, et siis lähtuda nendest asjadele konkreetselt ette nähtud reeglitest, võib tagi teha asjad eraldi, asjade hankelepingu täiesti eraldi sõlmida. Ja loomulikult kunstlikult osadeks jagamine jätkuvalt ei ole lubatud, eks ole, et see peab kõik olema loomulik ja objektiivselt siis põhjendatav, et need osad on omavahel jaotatavad. Sellisel juhul, kui nad on objektiivselt ka jaotatavad, võib muidugi ka sõlmida ühe hankelepingu ja teha ühe hankemenetluse, mis võib-olla teatud juhtudel on isegi mugavam. Ja sellisel juhul tuleb siis lähtuda sellest, et kui seal hankelepingus on erinevad osad erinevatest direktiividest, siis me peame vaatama, et lähtume direktiivide nii-öelda hierarhiast, et kui seal on sees klassikalise direktiivi mingeid asju, teenuseid, siis et neid ei saa hankida siis võrgustiku teenuste reeglitele kohalduvate reeglite järgi, sest et need reeglid on rangemad. Kõige rangem klassikaline direktiiv, järgmine võrgustikusektori direktiiv, kontsessioonidirektiiv on kõige paindlikum, kõige suuremad piirmäärad ka, eks ole, ja küll aga nüüd kaitsejulgeoleku valdkonna puhul on natukene tegemist erisusega, sest seal on võib-olla natukene tundlikumad hanked. Nüüd, kui segalepingu osad ei ole objektiivselt eraldatavad, siis tuleb lepingu sõlmimisel lähtuda selle peamisele esemele kohalduvatest reeglitest, et peate leidma selle, et mis selles lepingus on see peamine ese. Ja kui siis peamist eset ei ole võimalik väärata, tuleb rakendada rangemaid reegleid alati, lähtudes jälle sellest samast hierarhiast. Nüüd määratletud on ära, et teatud puhkudel saab peamise ese määratlemisel lähtuda sellest, et mille maksumus on suurim. Küll aga ei ole see kõikidel juhtudel nii. Et see on teatud juhtudel on rusikareegel, aga alati ei saa sellest ikkagi ka lähtuda. Et kui on tegemist sellise segalepinguga, kus on sees tavaline teenus ja ka siis sotsiaal- ja eriteenus, siis saab lähtuda sellest, et kumma teenuse maksumus on suurim. Samuti, kui on teenus ja asi ühes segalepingus, siis saab sellest lähtuda. Et rohkem tegelikult direktiiv ei anna niisuguseid
sellist nagu konkreetset reeglit ette, et millest te lähtuma peate. Et ilmselt ehitustööde puhul on see enamasti nii, et ehitustööd on alati peamine ese, aga võib ka olla teisiti. Ja jätkuvalt on nii, et kui siis lepingus on sees asi, selle transport, selle paigaldus, siis tegemist on alati asjahankelepinguga. Kaitsejulgeoleku valdkonnas muidugi on, nagu ma ütlesin, on tegemist tundlikumate hangetega ja seetõttu saab siis seal natukene erikorras neid hankeid teha, et kui need hankelepingu esemed ei ole üksteisest objektiivselt eraldatavad, siis võib siiski lähtuda nendest leebematest reeglitest või nendest reeglitest, mis siis kohalduvad kaitsejulgeoleku valdkonnale, mis võimaldavad teatud mingisuguseid erilisi nõudeid seada seal tarnekindlusele näiteks, riigisaladuse loa olemasolule või siis kasutada hoopiski erandit, kui on siis selles segalepingus kaitsejulgeoleku valdkonna erand sees. Kui aga need muidugi on objektiivselt eraldatavad, siis selle erandi kasutamiseks peakski need osad omavahel eraldama. Riigihanke osadeks jaotamise ja eeldatava maksumuse puhul ei ole väga palju muudatusi olnud, aga mõned üksikud siiski. Esimene uus kohustus hankijale on see, et ta peab põhjendama riigihangete alusdokumentides, miks ta riigihanget ühe hankemenetluse raames osadeks ei jaotanud ja seda siis alates riigihanke piirmäärast. Et lihthankete puhul seda kohustust hankijal ei ole. Mõnel puhul see võib olla natukene väljakutsuv kindlasti, näiteks kui see selgitus on ilmselge, ütleme igale mõistlikule inimesele on see ilmselge, et miks seda asjateenuste ehitustööd hangitakse ühe hankelepinguga ja seda siis kirja panna, seda niisugust iseenesest mõistetavust on kindlasti hea väljakutse. Ja see võib muidugi ka teisest küljest soodustada nende nii-öelda trafaretsete põhjenduste sündi, aga kahjuks see nii on. Riigihangete direktiiv nõuab sellist põhjendamist alates rahvusvahelisest piirmäärast, aga Riigikogu menetluse käigus siis jõuti järeldusele, et seda peaks tegema ka alla rahvusvahelise piirmäära, kuivõrd tegemist on väike-keskmiste ettevõtjatele suunatud meetmega, et nad saaksid paremini siis riigihangete turule, et kui nad ei ole võimelised suurt lepingut üksinda täitma, et suunata siis hankijaid läbi mõtlema seda, et kas nad võiksid neid osadeks jaotada, et VKE-d saaksid ka osaleda ja võita riigihankeid. Et statistika näitab seda, et meil on VKE-sid hästi palju, ligi 100%, aga et suuremad riigihanked ikkagi võidetakse suuremate ettevõtete poolt. Mis on ka loomulik, sest mida suurem riigihange, seda rangemad tingimused. Ja väiksed ettevõtjad ei ole suutelised neid täitma. Väikeste osade erand, ma loodan, et kõik on sellega tuttavad, et mis asi see on, tuleb direktiivist see võimalus ja siiamaani on seda võimalik kasutada ainult juhul, kui riigihange ületab maksumuselt rahvusvahelist piirmäära ja saab siis osadeks jaotamise puhul seda väikest osa hankida sellele väikse osa maksumusele kohalduvate reeglite kohaselt. Eelduseks on siin see, et see väike osa või need väiksed osad kõik kokku ei ületa 20% selle hankelepingu kogumaksumusest ja ülerahvusvahelise piirmäära on lisaks veel need piirid, et iga osa maksumus asjade teenuste puhul ei tohi olla üle 80 000 euro ja ehitustööde puhul üle 1 miljoni. Aga alla rahvusvahelise piirmäära seda viimast piirangut muidugi ei ole. Et lihtsalt, kui me räägime, eks ole, hankelepingust, mis jääb alla rahvusvahelise piirmäära, võtame lihtsa 100 000 on hankelepingu maksumus, siis 20 000 piires saab sõlmida siis hankelepinguid lähtudes üksnes riigihangete üldpõhimõtetest,
kuivõrd lihthanke piirmäär teatavasti hakkab asjade teenuste puhul 30 000 ja 20 000 puhul siis tuleb ainult üldpõhimõtteid järgida. Ja eeldatav maksumus tuleb esitada registrisse ja märkida siis ära, et kas seda avaldatakse või mitte. See jõustub 18. oktoobrist järgmisest aastast uue registri tulekuga. Et praegu seda funktsionaalsust ei ole. Et pidagi siis meeles, et hetkel ka 1. septembrist alates, et kui te eeldatava maksumuse registrisse märgite, siis see läheb ka avalikuks. Et see on jätkuvalt praegu nii. Et see tuleb ainult järgmise registriga. Et seda on siis vaja peamiselt meil endal, järelevalvel, riskianalüüsi sisendiks ja samuti, et siis järelevalve ja auditeerimise käigus oleks võimalik seda ka jälgida, et kas hankija on ikka sellele üldse mõelnud ja kuidas ta on sellele mõelnud, kui tekivad vaidlused pärast, et hankija määras tegelikult selle kuidagimoodi valesti, määras liiga väikse või siis määras liiga suure ja lükkas näiteks mõne pakkumuse tagasi põhjendamatult madala maksumuse tõttu, kuigi see seda tegelikult ei olnud. Jah, palun mikrofon. Mul on küsimus osadeks jaotamise kohta. Et see põhimõte, et millistel juhtudel riigihanget osadeks jaotada või jääb samaks. Ja. Küll aga on tekkinud siia juurde lause, et hankija võib jaotada riigihanke osadeks, kui see on objektiivsetel põhjustel õigustatud. Kas ma saan õigesti aru, et isegi juhul, kui näiteks on tegemist funktsionaalselt koos toimivate esemetega, siis kui hankija leiab sinna mingi objektiivse põhjenduse, võib ta ikkagi siis riigihanke osadeks jaotada. Ja mis näiteks võiks olla objektiivsed põhjused? Jah, see täpselt nii on, et kui ta leiab sinna objektiivse põhjenduse, et ma pean tunnistama, et ma ei ole praegu läbi mõelnud või sinna mingisugust näidet välja mõelnud, et mis see võiks olla. Et selleks ma pean natukene vaatama neid hankeid ja siis ilmselt see ikkagi pigem tekib praktika käigus see teadmine, et mis need objektiivsed põhjused on. Aga ka funktsionaalselt koos toimivate osade puhul võib need siis jaotada. Et see on hankija põhjendamise küsimus. Nüüd eeldatavast maksumusest veel nii palju, et kui ühe hankija koosseisus on mitu üksust, siis üldjuhul tuleks need üksuste vajadused riigihangetel kõik omavahel summeerida ja teha siis isegi kui teha neid üksuste kaupa, neid riigihankeid, peab lähtuma reeglite valikul summeeritud maksumusest. Aga juhul, kui need üksused on iseseisvad, vastutavad iseseisvalt oma hankelepingute eest, vastutavad iseseisvalt oma riigihangete eest, oma eelarve kasutamise eest, neil on põhimõtteliselt täielik vabadus teha, mida nad soovivad, siis ei pea tingimata selle üksuse hankeid summeerima teiste üksustega, vaid võib lähtuda üksnes selle üksuse vajadusest ja sellele üksusele siis hangitava asjateenuse ehitustöö väärtusest reeglite valikul. Ja kes see hankija puhul on siis selline lugu, et Euroopa Komisjoni käest on küsitud, et kuivõrd meil ka läheb vabatahtlik keskne hankimine aina rohkem ja rohkem võib-olla käiku nüüd, et kuidas siis on summeerimisega sellisel juhul, kui hankija hangib sammu asju teenuseid ise ja osaliselt hangib tema eest siis neid see keskne hankija. Ja Euroopa Komisjoni käest üks konkreetse liikmesriigi esindaja seda küsis ja Euroopa Komisjon on sellisel seisukohal, et kui näiteks konverentsiruumi, ma ei tea, sisustust hangib osaliselt siis keskne hankija ja osaliselt hankija ise, siis kui hankija hakkab seda sama asja ise hankima, siis ta peaks reeglite valikul summeerima selle osa, mida ta hangib ise, selle osaga, mida hangib keskne hankija. Ehk et lähtuda ikkagi sellest summeeritud maksumusest. Jah, seal on üks küsimus. Ma tulen korraks tagasi selle eelmise slaidi juurde. Jah.
ehk siis osadeks jaotamata jätmine. Kas ma saan praegu õigesti aru, et see sisuline juhis selle kohta tuleb läbi VAKO ja kohtupraktika, mida see siis tähendab oma olemuselt, et mitte jagada? Noh, kui on mõned näited näiteks, et kui ostetakse koos näiteks ehitustöid ja asju, no siis on ilmselt loogiline tõmmata joon nende kahe asja vahele, asjade ja ehitustöide vahele. Aga ostetakse 100 arvutit, mis on täpselt ühesuguse konfiga. Ja see maksumus on 100 000. Et noh, et kas seal iseenesest on ju tehniliselt võimalik osta neid 1 hankega, 2 hankega, 5 hankega? Ma kujutan ette, näiteks sellise näite puhul peaks hankima siis hankija tegema eeltööd, et vaatama, et millised need potentsiaalsed pakkujad seal turul on ja mida nad pakuvad. Et selles mõttes, kui tõesti neid on mitmeid ja see hinnaskaala võib-olla ei kõigu, siis oleks selle sätte alusel võimalik jagada neid lihtsalt mahu järgi, eks ole. Ja sellisel juhul, kui hankija seda ei tee, siis ta peab ära põhjendama, et miks ta seda otsustas mitte teha. Ehk et selle näite puhul, et minu see turu-uuring näitas, et ma saan kõige paremad tulemused siis, kui ma võtan ühelt pakkujalt kogu selle 100 arvutit. Tulemus nagu hinna mõttes? Majandusliku soodsuse mõttes. Oletades, et ostetakse majandusliku soodsusena nüüd ikkagi odavamat hinda, sest ülejäänud tingimused on kõik paigas. No näiteks hinna mõttes, kui on üksnes madalam maksumus. Sellisel juhul küll. Kui ta kasutab ka teisi kriteeriume, siis ta muidugi peab neid ka arvesse võtma. Et see põhjendus ei saa olla selline nagu sisutühi. Ta peab olema sisuline, aga tegelikult see direktiiv ütleb, et kui pakkuja on leidnud sinna sisulise põhjenduse, siis seda sisu iseenesest vaidlustada ei saa. Küll aga saab seda vaidlustada juhul, kui see on sisutühi. Lihtsalt, et ma ei tahtnud, mulle tundus nii. Aga kas põhjendus saab olla see, et tegemist on hankijale ülemäärase halduskoormuse panemisega juba näiteks 2 osaks jagamisel? See on samasuguse nagu hankeeseme sisuga siis? Ma arvan, et see saab olla, küll aga peab seda natuke rohkem lahti mõtestama, et mismoodi see halduskoormus siis suureneks.